Täna on siis taas see päev, kus testitakse ohusireene täpselt kell 3. Sinna on mõni või minut aega kevadine test. Ütleme nii, et päris hästi ei õnnestunud. Kuidas läheb seekord? Väga palju on tööd vahepeal ära tehtud. Seda kohe kuuleme. Ja nad hakkasid huilgama. Päris kuuldavalt. Lasnamäe Paekallas kõlas korralikult vastu. Juba tunni aja pärast olid kõik selle testiga seotud ametkonnad kohal, et anda ülevaade. Kuidas läks? Sireenid käivitusid keskselt õigeaegselt 10 sekundi jooksul. Kõik sireenipostid, mis on üles pandud, käivitusid ja sireene andsid. Ja tagasisidega lähedastelt tuttavatelt on see, et oli kuulda isegi siseruumidesse. Äpid käivitusid, äppide statistika võtab natuke aega, et see meile veel teadmiseks tuleks. Ja 4. osa, mida me testisime, oli siis ERR-i ohuteavitus, et ka seal kõik toimis. Ka tegelikult ennelõunane SMS, mille me saatsime, jõudis 1,4 miljoni ja pluss elanikuni. Ehk siis ka see jõudis ilusti kohale. Küll täna me kasutasime SMS-i siis eelteavitusena. Kesklinnas kõlasid sireenid väga võimsalt. Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus nägi kurja vaeva, et kevadised vead nüüd parandada. Me sisuliselt vahetasime välja praktiliselt kõigi sireenipostide juhtmoodulid. Oleme tegelenud siis ka keskse haldustarkvara arenduse ja töökindluse kasvatamisega. Ja oleme ka vahepeal läbi viinud väiksemas mastaabis nii augustis vaikse helifailiga testi kui oktoobris niinimetatud piiksu testi, mis kinnitas meile kogu süsteemi valmisoleku. Selliselt kõlas ohuteavitus Paides. Eestis on sireenidega kaetud 22 asulat ja see hõlmab 65% territooriumist. Kas ideaalis võiks need olla kogu territooriumil kuulda? Alati võiks püüelda ideaali suunas, aga me peame ka endale aru andma, et ega tegelikult kogu Eestit sireenivõrgustiku katta on ikkagi üsna keeruline, mis tõttu me peame siis kasutusele võtma kõik võimalikud erinevad lahendused. Et täna need, mis meil on juba äppide, SMS-i ja ka siin ERR-i ja ka tegelikult erakanalitega tulemas, on üks samm. Meil on siin pikas perspektiivis arendamisel veel erinevaid tehnoloogilisi võimekusi, alates siin Cell Broadcastist kuni erinevate lahendusteni. SMIT-i vaates analüüsitakse nüüd täpsemalt, kas kuskil on vaja postide asukohti muuta. Samuti tuleb veel lihvida erinevate äppide toimimist ja SMS-teavitust.